seal meie hotell ongi. Uskumatu. Aga sisse ei saa. Me oleme Rio Dulces, aga põhjus, miks me ei ole hotellis, on see, et esmapilgul tundub see meie hotell suletud. Vesi tuleb. Ja jõevesi on jumala jahe. Viimane hommik El Remates. Lähme veel korra jalutame, pole väga siia poole jõudnud. See värske õhk on siin nagu saunalõhn. Kogu aeg on tunne, nagu oleks sauna ees ruumis 30 kraadi ja veits nagu suitsune. Suitsuvine on. Inimesed vist küpsetavad õues midagi või. Roonika tuleb juba tagasi. Siis kui lendu läks, siis kohe sadama ka ja seal on päris tumed. Sõidame El Rematest Rio Dulcesse. Ilm on täna siuke pilvest, nii et hea sõidupäev. Droonipaus. Ma ei tea, kus ma olen. Teada. Tund aega veel Rio Dulcesse minna. Me oleme Rio Dulces, aga põhjus, miks me ei ole hotellis, on see, et esmapilgul tundub see meie hotell suletud. Booking.comiga saime siia 2 ööd. Aga me käisime juba sealt trellide vahelt sisse. Tundub, et äkki on keegi lõunal läinud, aga me ei tea. Minul ei tundu, et keegi on lõunal läinud, sest ma ei näe mitte ühtegi inimest. Restoran on kokku pakitud ja ma ei tea, Kertika loodab, et äkki on lõunal. Lähme vaatame selle hotelliga uuesti üle. Maris küsis kõrvalt hotellist ja öeldi, et see hotell on homme avatud, täna kinni. Seal meie hotell ongi. Uskumatu. Aga sisse ei saa. Kohalikud teadsid öelda, et jah, ongi kinni, aga ei tea miks. See on nii koomiline, ma saan aru, et täitsa kinni oleks, aga üks päev on kinni. Täna on kinni, homme on avatud, aga me Booking.com lubas ilusti bookida tänaseks ja homseks. Kert suhtles pikalt Booking.comiga ja nad vahepeal seal pakkusid, et hotell peab tulema poole tunni jooksul ja avama meile selle hotelli, kuna on lubatud, aga me väga ei olnud huvitatud suhksest hotellist, kes tuleb ainult meie pärast kohale, teeb uksed lahti. Veits kahtlane. Tundub, et sai canceldada. Igal juhul saame süüa ja loodetavasti jõuame enne pimedat kuskile uude kohta. No nii, tund aega hiljem hoopis teises kohas. Keset loodust oleme leidnud endale uue ööbimiskoha. See on tegelikult sama koht, mis me vaatasime juba üleeile. Ökomaja. Ühe naise ökomaja keset lopsakat loodust, natukene siit Rio Dulce linna servas. Naine on väga lahe, teadis isegi mingit eestlast. Aga kuna tal praegu on mingi situatsioon, kus tal vesi on ära läinud, siis me lähme jalutama ja tal läheb aega 3 tundi, kuni ta koristab kodu. Nüüd oleme juba mingis lukshotellis siin, ootame kokteile. Smoothie. Jah. See maja, kus me ööbime, selle hotelli nagu ala või. Nii et me saame kasutada hotelli teenuseid raha eest. Jah, soovitas meil basseini minna, aga bassein on 30 kvetsenit, me praegu ei raatsi. Meil on ainult 25 sula. Päiksepaneelidega maja. Kogu maja on meie jaoks. Hetkeseisuga veel vett siin pole, sest vesi läks tal just ära, aga peaks siia tagasi tulema vähemalt homseks. Siin me peatume 2 ööd. Ja vedas. Koht on väga mõnus, palju parem kui see hotell, kuhu me sisse ei saanud, sest see suletud oli. Host on hästi tore. Räägib inglise keelt ja tegelikult vist veel mitmeid keeli, nagu Airbnb's oli kirjas. Ise väga ka öko loodusinimene ja
igal pool on mingit meditatsiooni ja kunsti ja ägedad raamatud ja pole veel jõudnud kõike vaadata. Meie magamistuba on seal üleval, nunnu siuke putukavõrk on üle ja siuke printsessi voodi. Homme, ma arvan, me lähme koske vaatama ja mingid varemeid ja siia samasse lähedale. Mingi kanjon ja kanuuvärk oli ka ja ühesõnaga sõidame ringi natuke siin läheduses. See sama ala on ka siin hästi ilus, see on nagu mingi looduspark. Igal juhul väga hea. Läks kõige paremat pidi jälle. Jälg lüüab sääski. Ammu jäite sääski püüda. Minul pole, minu poolel ei ole. Metsamine. Veetsime öösel nunnus majakises. Praegu me tulime käsi pesema ja vetsu käima siia nendesse väikestesse hotellimajakestesse, kuna meil endal vett ikka pole. Täna siis läheme vaatama mingid varemeid ja kajakiga sõitma ja kanuuga. Ma ei mäleta enam. Meie ökomajakese omaniku soovitusel plaanisime minna mõnekümne kilomeetri kaugusele ägedale kanuumatkale, mis pidi läbima imeilusaid kanjoneid. Matkame jälle autoga. Päris auklik tee on. See vist on see tee, mida mööda me tagasi plaanisime minna. Meil on praegu 50 minutit sõita destinationisse, milleks on El Boqueroni mingi kanjon. Homme peaksimegi juba hakkama minema tagasi Guatemala Citysse ja õhtul peame auto ära andma. Nii et meil ei ole väga palju ruumi siin hiljaks jääda linna. Vaatame, mis tänane päev toob. Et matka alguspunkti jõuda, pidime sõitma mitu kilomeetrit maanteelt kõrvale läbi sopase, kitsa ja väga aukliku tee alla kanjonisse. Seejärel üritasime kohaliku teenusepakkujaga matkaplaani paika panna ning marsruudist, kellaaegadest ja muust sellisest aimu saada. Kuid üksteisest arusaamine oli keeruline ning paistis, et antud matk ei mahuks kindlasti meile sobivatesse kellaaegadesse. Suurepärane näide teest jälle, mis viib turismi koha juurde. Nüüd me lähme siit tagasi juba, aga jah, siuke see on. Loobusime kanuu matkas, sest see ajakulu ilmselt oleks olnud liiga suur ja veits oli lahtine, kas me saame ikkagi tagasi oma auto juurde, sest et see on nagu kanjoni tripp ja muidu me jääks pimedasse ja seda teed pimedast tagasi sõita ei taha, sest see on üles-alla täiesti kohutav. Läheme mingisuguse kose juurde, sooja kose juurde. Mingi mees seal viib meid. Piirkonnas ringi sõites külastasime Finca El Paraiso koske, mis oli omapärane selle poolest, et kosest langev vesi oli soe, nagu oleks kuuma duši all. Jõe vesi alla ka jahe, nii et andis kokku huvitava kontrasti. Täiesti kuum vesi tuleb. Ja jõe vesi on jumala jahe. Tundus, et tegemist oli kohaliku ühe lemmiku ajaveetmise kohaga. Mitmed pered tulid sinna pikniku pidama ning ujuma. Ujumas käidud ja päris omamoodi kogemus. Termovärk. Uut lahja päev tuli. Natuke jah, muidu oleks veel seal jää peal. Kohalik pidu.
teine päev Rio Dulces valmistas meile pettumuse, kuna ei õnnestunud kõiki päevaplaane ellu viia. Suundusime tagasi koju, et homseks tagasisõidupäevaks ettevalmistusi teha. Õhtul broneerisime ka varahommikuks kajaki matka Rio Dulcel.